Milliseid reaktsioone nimetatakse redoksreaktsioonideks üldse? Redoksreaktsioonid on need, milles toimub elektronide liitmine ja loovutumine. Ja me tunneme redoksreaktsiooni valemis ära selle järgi, et elementide oksüdatsiooniastmed muutuvad. Aga mis asi see oksüdatsiooniaste on? Mida see näitab? See näitab, kas aine on elektrone liitnud või loovutanud. Selleks, et asi liiga teoreetiliseks ei läheks, vaatame ühte katset ka. Mu hea abiline Indiast näitab, kuidas omavahel reageerivad magneesium ja hapnik. Ehk siis ilus hele leek. Ja nüüd, kui magneesium on ära põlenenud, siis te näete, seal jääb alles valge pulber, mis ongi magneesiumoksiid. Magneesium reageerib hapnikuga. Siis me nimetame seda magneesiumi põlemiseks ja saaduseks on meil magneesium. Nagu ikka, tegeleme reaktsioonipõrandite tasakaalustamisega, ehk siis ma panen siia magneesiumoksiidi ette kordaja 2, et lähteainetes ja saadustes oleks mõlemal pool 2 hapnikku ja magneesiumi ette panen ka kordaja 2. Nüüd meil on kõik reaktsioonipõrandiga okei, see on tasakaalus. Ja nüüd, kui me vaatame seda magneesiumi, siis magneesiumi aatomis on 12 prootonit ja elektron kattes on 12 elektroni ka. See tähendab seda, et tema oksüdatsiooniaste on 0. Sama lugu on hapnikuga, et ka hapniku oksüdatsiooniaste on 0, sellepärast et prootonite arv tuumas ja elektronide arv elektron kattes on võrdne. Aga nüüd me näeme, et magneesiumil on väliskihil 2 elektroni, kuid hapnikul 6. Ja selleks, et saada madalamat energiat, siis magneesium annab oma 2 elektroni hapnikule ja selle tulemusel saavutab magneesium väliskihile 8 elektroni ja oksüdatsiooniastme 2 ning hapnik saab ka väliskihile 2 elektroni ja oksüdatsiooniastme -2. Magneesiumi oksüdatsiooniaste 2 tuleb sellest, et nüüd meil on 12 prootonit ja 10 elektroni. Prootonid on plusslaenguga, elektronid on miinuslaenguga ja sellest tulebki +2 oksüdatsiooniaste. Hapniku oksüdatsiooniaste -2 tuleb sellest, et tal on 8 prootonit, mis on plusslaenguga ja 10 elektroni, mis on miinuslaenguga. Ehk siis +8 ja -10 annavad kokku -2 oksüdatsiooniastmeks. Ehk siis me näeme, et magneesium on andnud oma elektrone hapnikule ja vot see ongi siis üks redoksreaktsiooni näide. Mõisted siis. Redutseerija on see element, mis loovutab elektrone ja seejuures ta ise oksüdeerub ja oksüdeerumine on siis protsess, kus toimub elektronide loovutamine. Nüüd oluline on see, et redutseerija tunned sa reaktsiooni võrrandis ära selle järgi, et redutseerija oksüdatsiooniaste kasvab. Ja näed, siin on näha ka, et alguses oli magneesiumi oksüdatsiooniaste 0, alguses on 0 ja siis, kui ta annab 2 elektroni ära, läheb ta +2. Läheb +2, saadustes on +2. Nii et magneesium on redutseerija. Nüüd mõiste oksüdeerija. Oksüdeerija liidab elektrone ja ta ise seejuures redutseerub ning redutseerumine on elektronide liitmine. Tunnus valemis on see, et oksüdeerija oksüdatsiooniaste kahaneb. Vaatame seda võrrandis. Alguses oli hapnikul 0, ta võtab 2 elektroni juurde ja siis läheb -2. Pärast on tal -2 oksüdatsiooniaste, 0-st -2-ni oksüdatsiooniaste kahaneb. Kui me räägime üksikust magneesiumi aatomist, siis ta loovutab ainult 2 elektroni, aga siin reaktsiooni võrrandis on näha, et ees on kordaja 2. See tähendab seda, et nüüd kui 2 magneesiumi aatomit annavad ära 2 hapniku aatomile elektrone,
seda nimetatakse ülekantud elektronide arvuks, siis ei ole mitte 2 elektroni, nagu siin ühe aatomi puhul on, vaid see on 2 korda 2 elektroni. Ehk siis 4 elektroni kantakse kogu reaktsiooni võrrandis üle magneesiumilt hapnikule.